3 finalisti seas on ainuke tööstusjuht Emöke Soogenbits. Hansa Mechanicsi Balti klastri juht Emöke tunnistas, et näeb Narva ja Tartu metallitöötehaseid rohkem kui oma perekonda. Emöke on öelnud, et uute töötajate värbamisel vaatab ta nende võimet küsida, sest sündinud tarka pole kuskil olemas. Milline juht on Emöke aga tema kolleegide arvates? Ma arvan, Emöke üheks suurimaks oskuseks on see, kuidas ta oskab inimestega rääkida. Ja seda ütleme siis mitte ainult oma kolleegidega, mis on muidugi väga oluline, aga ka klientide, tarnijatega, sellised partnerlussuhted. Et ta oskab nagu leida siis õige lainepikkuse ja võib-olla ka kohaneda vestluse käigus, et kuhu nagu see vestlus hakkab triivima, et siis ta oskab nagu leida sellised õiged sõnad, õiged võtted, et viia see siin nagu vaja, et ettevõtet müüa, perspektiive müüa inimestele ja nii edasi, aga samas ütleme, lisaks, et oskab suure seltskonnas esineda, ma ütleks, on tegelikult tema salatugevus võib-olla hoopis need 4 silma vestlused. Et ta on tegelikult väga südamlik, inimlik ja väga hea nagu empaatiavõimega. Vahel ta näiteks kuskil üksuses on näha, et kuidagi tempo hakkab raugema või midagi ja siis Emöke ütleb otse, et kas tahate, ma tulen mäejutlust pidama. Siis nali naljaks, aga ta reaalselt tulebki. Ja tuleb üksuse juhile appi, töölistele appi selles suhtes ja panebki seal kollektiivi ritta ja räägib ära. Ja ta oskab nagu siis jutustada ikkagi, et ta teab, kuidas öelda, kellele öelda, nii et see kohale jõuaks tõesti. Mis teda veel silmapaistvaks teeb, ma arvan, et ta käib väga hästi ümber rahakotiga, ta oskab raha hoida ja oskab ka raha õigesti investeerida. Mis veel võiks välja tuua on tema suhtlemisoskus ja läbirääkimisoskus ja lisaks ta valdab palju võõrkeeli. Ma arvan, et kui ma õigesti kokku loen, siis ta räägib 5 keelt vabalt. I think I've been working with Emöke now for almost 4 years and throughout all this period I can find one word that I think really characterizes Emöke's way of being, personality, and also both privately but in work as well, of course, and that is caring. I think it's a combination, a unique combination between how she is and how she acts, because as a person she is really has a number of good personalities. She's analytical, she is committed, she's very honest, and she has good communication skills. And when it comes as a leader, she does what is really important. She motivates other people, she inspires them. She's really good in recognizing and rewarding people when they have done something good. So I think this is the combination, her personality and how she acts as a leader. Tal on selline salaretsept. Ja seda salaretsepti väärivad ainult parimatest parimad ja suurima au ja preemia on siis see, kui tema keedab meile Ungari guljaši. Ja see on selline tõsine ettevõtmine, 8 tundi ja ikkagi lõkkel ja päris pajas. Ja me oleme siis Tartu juhtkonnaga selle 2 korral välja teeninud 5 aasta jooksul. Aga see on tõsine selline preemia ja lausa võiks öelda selline nagu see tseremoonia võiks öelda, et tõesti 2 korral, aga väga meeldejäävad sündmused ja koosviibimised, mis nagu ühendavad meid. Back to this thing with the caring and also how we work together, and I mean she's always asking how things are, and when we have meetings, for instance, around my meetings now with the team, maybe not so much last year with the COVID and so on, but before that we see each other every month, the entire team, and she always brings chocolate to us to the meeting, and she put them there, and then I was kind of expected that the chocolate is there, that it comes from Emöke. So it's a very good that she always, that she travels and she always remembers to buy the chocolate and to bring it to us in the meeting. So that's really good as well. So once again, it defines the way she is. She wants people to feel good. Ja võib-olla nendest kriitilist olukordadest läbi tulemiseks on abi ka sellest, et tal on nagu selline sisemised standardid hästi kõrged, et kui midagi riik näeb ette, et umbes, et missugused on COVID reeglid, siis ta võib-olla paneb natukene juurde.
ehk siis raske õppustel, kerge lahingus, et tegelikult ma arvan, tänu sellele me oleme ka sellest väga edukalt läbi tulnud kogu sellest pandeemiast ja kriisist. Emekesel on kriisijuhtimises palju kogemust. Emeke on töötanud paljudes ettevõtetes ja see stardipunkt tavaliselt on olnud üsna keeruline. Emekesele ma soovin palju häid mõtteid ja palju häid ja õigeid inimesi tema ümber, positiivseid inimesi tema ümber, edu nii kodus kui ka äris ja miks mitte soovida talle ka kokakunstis edu, et seda me juba teame, et guljaši väga hästi oskab keeta, aga järgmine kord tahaks veel meene proovida. We really need her here in Hansa, but I also know the family needs her. But very good, so I wish that she could continue finding that. She's done something really extraordinary. She has been able to turn around factories both in Tartu and Narva, which were in really bad shape. All this is extraordinary. And if I would wish something for Emeke, that would maybe that she would, on a helicopter perspective, look at this and say that, well, I did something really good. Not just look at what can be better, but look at what she has accomplished and be happy about that.